Meie aga räägime nüüd hoopis koolitoidust, täpsemini sellest, et gümnaasiumi õpilastel hakkab lõpuks paistma ka päike ja kui kõik hästi läheb, siis uuest aastast on nendel võimalus saada ka kord päevas sooja sööki. Siiani said keset koolipäeva sooja lõunat alg- ja põhikoolide õppurid. Riik maksis koolilõuna kinni 3/4 ulatuses. Ülejäänud tuli tasuda õppuri vanematel. Uuest aastast laieneb riiklikult doteeritav koolilõuna ka gümnaasiumi astmele. Siiani tuli gümnasistidel koolitoidu eest tasuda täie rauaga. Riiklikult doteeritav koolilõuna võimaldab uuest aastast sooja kõhutäie nüüd ka nendele, kelledel kodus majandusliku kitsikuse tõttu polnud võimalik sellele mõelda. Ja tere tulemast stuudiosse koolijuht Märt Sults. Tere päevast. Kui palju on teie koolis siis neid gümnasiste, kes näiteks sooja sööki iga päev ei söö? Oi, neid on ikka päris palju. Tähendab, et ikka ma arvan, et kuskil 1/3 kindlasti, kui mitte rohkem. Aga mis see põhjus on? Igatepidi on need põhjused, küll on majanduslikud põhjused, küll on see, et nad ei ela kodus, nad on üürikorterites, nad peavad ise endale süüa tegema. Küll on, põhimõtteliselt raha on see üks asi, miks pärast ei süüa, miks ei saa süüa. Või siis söömisharjumused, et kodus ei teha hommikusööki, ei tehta putru, ei tehta võileibu. Siis nii nad tulevadki. Nii et see oli näha siis, kui meil koolis oli see, et me hakkasime hommikuputru tegema tasuta. Et siis nagu gümnasistid praktiliselt kõik käisid hommikul 3/8 putru söömas ja isuga sõid. No kui suur samm see nüüd tänasega võrredes on edasi, et nüüd üle riigi 1. jaanuarist 2015 siis ka gümnasistid hakkavad saama sooja sööki? Ei, no nüüd räägime rahast, et kui palju siis gümnasistid saavad oma toidu peale raha uuest aastast, palju see on? No koolilõuna on vist 78 senti, no see kokk peab imet tegema selle raha eest. Ei, ta teebki imet. Ta teebki imet. Tähendab, et ilus silt on külge pandud. Tähendab, et 10 aastat tegelikult pole koolilõuna raha üldse muutunudki. Nüüd, kui ta mingite sentide võrra on kõrgemaks tõusnud, siis on okei, aga selle sööb ära elektri hind, vee hind, üürihinnad, kõik muud asjad sööb ära. Nii et põhimõtteliselt koolilõuna on aina iga aastaga lahjemaks näinud. Et mina nagu ütlen oma kolleegidele, et kartke alati kas palgatõuse või lisatud raha, sest tavaliselt see võtab bruto ehk hulga, võtab alati väiksemaks reaalse asja. Muidugi väga hea, et ametlikult saaksid abituurimid ja gümnasistid saavad süüa. Praegu nad saavad ka süüa, aga praegu nad söövad põhimõtteliselt seda, mida põhikool ära ei jõua süüa. Praegu nad söövad minu koolis on niimoodi. Kuigi see on tervisekaitse poolt keelatud, aga ega ma hakka siis toitu ära viskama ometigi. Aga kihvt, kui nad süüa saavad ja kihvt, kui see oleks just nimelt põhimõtteline küsimus, mitte valimisenne lubadus. No ma olen rääkinud Lõuna-Eesti Läänemaa koolijuhtidega ja nemad on kinnitanud, et kõik tegelikult taandub kokkade meisterlikkusele ja ka sellele, et kuidas on mindud otse sidemetele. Et selle taluniku käest saan ma soodsalt juurikat, selle käest saan ma piima, kolmanda käest saan liha. No see on maapiirkonnas niimoodi, on võimalik kombineerida, vaadata, et kuidas tervislikult lapsi toita, aga linnas on ju asi kordi keerulisem. Teie nüüd ei saa, et lähen nüüd keskturule, ostan võib-olla selle lihamüüja käest selle käntsaka ja juurikaid ostan teise käest. See on keelatud, seda ei saa linnas mitte mingil juhul teha. Need põhimõtteliselt söökla juhatajad ja kokad on tegelikult iga päev nagu jahil. Jahivad nagu just nimelt parim enne viimaseid kuupäevi, et ostavad sealt vastava kauba kokku, mitte nädalaks, mitte 2 nädalaks ette, vaid ostakse 2-3 päeva kaupa. Et saada võimalikult odava raha eest hästi hea tulem, et panna võimalikult mitmekesine toit lauale. Ja tegelikult koka nägu ongi terve köök, eks ole, aga samal ajal rahalised vahendid head kokka või kokale kõrgendatud palka maksta ei ole. Et selle peale nagu keegi nagu ei mõtlegi. Tähendab, et kuidas see masin töötab ja kui palju eneseohverdust tehakse. Kool on küll nagu sotsiaalasutused, õpetajad töötavad nagu ilma rahata ja kokad töötavad ilma rahata, koristajad töötavad miinimumpalga peal ja kõik on nagu miinimumpalga peal. Et meie majas nagu ütleme, tehniline personal ei tea üldse, kust kohast on võetud see summa nagu Eesti keskmine palk. Nemad ei tea, mis asi see on.
Siis täpselt samamoodi võime öelda, et ka see 78 senti, et see on mingi absurdne summa, et on lihtsalt välja käidud. Jah, et see on lihtsalt mingi summa, sellega peab hakkama saama, sest et kool on juba selline asutus, et sul on olemas eelarve, sul on olemas summa ja mitte kedagi rohkem ei huvita, kuidas sellega hakkama saad. Tähendab, et kui hakkama ei saa, siis järelikult on söökla juhtkond mäda, kui hakkama ei saa, on kooli juhtkond mäda. Aga et kuskil mujal miski asi mäda on, seda ei ole. No praegu ütleme, kui gümnasist või ütleme ka põhikooli õpilane koolid, kus on olemas puhvetid, ta läheb sinna, 2 eurot või 2,5 eurot maksab see praad, võtad veel mahla või piima juurde, noh, kolmekas on nagu niuhti juba tegelikult läinud. No juba selle 3 euro eest ta juba saab midagi kõhtu ja võime rääkida ka juba nagu tervislikust toitumisest. Ei, koolid, sööklasse, koolitoit ja õpilastoit, mida õpilased söövad, see vastab kalorluselt ja kõik nii nagu peab. Tähendab, et kui sinna hakata järjest kalorid kokku lugema, siis on täpselt nagu ette on nähtud, need kalorid on olemas. Aga kuidas need kalorid on saavutatud, see on ise asi. Tähendab, et kas nad on saavutatud mingisuguse surrogaadiga või nad on saavutatud mingi puhta ainega, tervisliku ainega, kas nad on nitraadirikkad või on nad naturaalse väetise peal kasvanud. See vahe juba kaob täiesti ära, et peaasi, et kalorid on käest, inimene saab oma energia hulga kätte, et ta saaks aju tööd teha, et ta jätkuks kehalise jaoks, jätkuks seda laulmise jaoks, jätkuks seda matemaatika, füüsika, keemia jaoks. Et see tuleb arvestada, et inimesel on hulk asju. Kus kohast, nüüd ma hüppan kohe hullusti teisele teemale, kus kohast tuleb see kohutav isu igasuguste jubedate energiajookide järgi, sellepärast see on täis suhkrut ja suhkur tähendab süsivesikuid, tähendab ja annab neile energiat. Nad lakuvad seda mõttetut asja omale sisse ja siis on näiline täiskõhutunne ja näiline energiavaru, millega ta saab õppida. Aga see on ju täielik jama. Kui palju näiteks koolis toitlustamist mõjutavad kuu algus, kuu lõpp, kõik ütleme võib-olla sellised nüansid? Seda ei tohiks mõjutada. Tähendab, see on stabiilne ja konstantne asi, et alati on sul see toit laua peal ja ongi kõik, aga vahel ta mõjutab küll. Kuidas praegu nüüd selle kooli toitlustamisega on? Kas õpilane saab ülevaate ka, mis tal terve nädala menüüs on? Kindlasti on söökla seina peal on menüü kohe ja seal on kalorid ja toidud ja toidu nimetused on kõik olemas. Et ta teab seda. Aga kui me nüüd räägime sellest nii-öelda riiklikult doteeritavast siis tasuta kooli lõunast gümnasistidele, Märt Sults, kas teile ei tundu, et siin kuidagi on kiirustatud selle asjaga, et on jäänud nagu tooreks, et kas ei ole jälle mingisugune valimiseelne lubaduspõhine, see, et linnukene on nüüd kirjas, et näete, mis te enam räägite, aga me tegime ju ära. Palu vabandust küll, teil oli sõnakasutus vale. Tähendab, keegi ei doteeri mitte midagi. See on lihtsalt, ütleme, see ei ole dotatsioon, see ei ole toiduabi, see ei ole mitte, see on lihtsalt, nagu te ütlesite, linnukene. See ei ole dotatsioon, sest et riik arvestab sellega, et kohalik omavalitsus paneb juurde. Kui kohalik omavalitsus ei pane juurde, siis võetakse õpilaste lapsevanemate käest juurde, siis tulevad käiku mitteseaduslikud MTÜ-d läbi, mille makstakse need asju kinni, et loodetakse selle peale nagu no ikka, aga sa oma last nälga ei jäta ju. On ju nii, kui sul mingisugune võimalus on, sa annad talle toidu kätte, ilma söömata ei saa ju olla. Selles on asi, et see ei ole dotatsioon, see on pigem näljapajuk või abikäsi või ükskõik, nimetame seda ükskõik milleks, sotsiaalabiks või, aga see ei ole dotatsioon. No tegelikult oleme nüüd ausad, väga pikk maa on veel käia, et meie õpilastele lõunajal antav toit oleks samasugune nagu Rootsis, Soomes, Saksamaal. Mida me peaksime tegema, mida muutma, et sellele tasemele ükskord jõuda ja kas me üldse jõuame? Prioriteedid. Mis on prioriteet? Mis on riigile prioriteet? Kui me need prioriteedid paika saame, siis on ka koolisöökla ja koolisöök ja õppevahendid ja kooli õppeprogrammid ja kavad kõik on okei ja palju paremad kui ükskõik kus mujal, sellepärast et meie inimene suudab üle oma varju hüpata iga päev. Muu inimene, keda te just nimetasite, nende maade inimesed suudavad hüpata elus korra üle oma varju, me hüppame iga päev. Et prioriteet, seal on prioriteet kodanik, õpe ja siis tulevad üle muud asjad. Meil on prioriteedid teistpidi. Et meil on natuke valesti, ma ei hakka seda praegu siin analüüsima, see võtaks kohutava aja, aga ärased otsustajad, pange paika, mis järjekorras on, tähendab, et kaitsta kedagi peab olema keegi, keda kaitsta. Kui sa teda ei toida ja ei õpeta, siis ei ole sul kedagi, keda kaitsta. Aga Soomes on ju niimoodi, et õpiline saab valida seal 3 sorti praevahe, 2 erinevat suppi, mahla. No meie õpiline on õnnelik, kui ta
päevas korra saab, eks ole, seda koolitoitu ja samas kuuleme ju, lapsed ütlevad, et koolitoit ei täida kõhtu, eks ole, ja noh, ta ei ole nii maitsev, et miks ma üldse seda koolitoitu pean sööma? No see on hoiak. Tähendab, et tehakse hoiak, kui tekitatakse kodus hoiak, et koolitoit on rämps või keegi viskab killu õhku, see on rämps, tegelikult ei ole rämps. Ja valikuteni me jõuame väga-väga kiiresti, kui elimineerida kaotamine, valskus, praak, valed otsused, kõik muud asjad ära, siis meil jääb see raha üle. Meil kaob see ära kuskile. Tähendab, mingisse masina sisse kaob ära raha ehk vahendid kaovad ära. Et tegelikult on mõeldud hästi, aga tuleb välja nagu ikka. Aga valikuid muidu praegu näiteks minu koolis on karneering on 3-4 erinevat sorti, piim on nagu kunagi sai tasuta piim, see piim on, kuigi mujal maailmas ei tohi elavatel inimestele piimapulbrist piima teha, aga meil tohib. Mujal tohib ainult loomadele teha seda. Mujal meil tohib teha. Et karneering on okei ja siis kartulitärid on ka okei, kaste on ka okei. Aga edasi seal tuleb hakata nuputama, kuidas sa tahad lihakastet, tahad sa viinerikastet, tahad sa midagi muud. Esmaspäeval on nagu makaronide päev, kindel värk sellepärast, et no esmaspäev on esmaspäev, köök ei ole veel soojaks läinud. Nii et vastavalt niimoodi ongi jaotud, aga valikuteni ma arvan, me nii pea veel ei jõua. Aga vähemasti üks pluss on sellel asjal, et need lapsed võib-olla, kes ei saanud süüa, eks ole, et siis uuest aastast vähemalt kord päevas ta selle soojatoidu ikkagi saab, et selles mõttes on see nagu samm edasi. Samm edasi on see, et nad saavad ametlikult süüa ja meie saame ametlikult põhjendada, et nad saavad süüa, sellepärast mitte kunagi pole koolis keegi söömata jäänud. Aga me oleme seda teinud vusserdades, sellepärast, et me oleme rikkunud põhimõtteliselt toidu käitlemise nagu korda, tähendab, et me oleme andnud järele jäänud toitu teistele õpilastele süüa. Mida ei tohi teha, seaduse järgi me peame laskma nad kraanikausist alla, kus on hekseldaja, mis lõhub kõik ära, ta rahulikult mööda solgitoru minema voolab. Me lihtsalt ei ole mitte midagi ära visanud ja mitte ainult üksi minu kooli, vaid teised koolid täpselt samuti. Nad ei ole viskanud ära, vaid gümnaasiumi osa saanud süüa. Nüüd me saame ametlikult süüa. Päriselt saame süüa, mitte me ei pea lunima, ütleme nõnda viisi. Ja tegelikult peame tänama ka kõiki neid tublisid kokkasid, kes imed teevad ja kes suudavad sõltuvalt piirkonnast lastele tõesti selle maitsva kooli lõuna, kuidas kunagi ja kus, eks ole, lauale tuua. Neid tuleb tänada ja maani kummardada nende eest, tähendab, et nende aususe ja suure südame eest, mida nad teevad, see on meeletult kihvt töö ja raske töö ja tänuväärne töö, sest säravad lapse silmad ütlevad aitäh. Suur tänu stuudiosse tulemast, koolijuht Märt Schultz. Aitäh teile. Niisugune sai siis meie tänane saade ja teemad on teieni toodud. Uus Täna Pluss on eetris juba vähem kui 24 tunni pärast. Näeme jälle ja kena õhtut.